Tere õhtust! Me oleme siis vestlusõhtul Elukatsed looduses Läänemere vaade ja mul on suur rõõm teid kõiki siin näha. Et see huvitav ümbrus on siin siis, me oleme tegelikult Suure Tõllu kõhus, mis on siis laev Meremuuseumis lennusadama taga. Ja sellest, et me siin saame olla, ma tahaks väga tänada siis Eesti Meremuuseumit ja eriti Helenet, kelle suurepärane idee see oli siia tulla. Ja kui nüüd veel natuke tänuringi jätkata, siis tahaks samuti aitäh öelda kaaskorraldajatele Tasaarengu Eesti MTÜ ja Biotoopia, kellega koos on ka korraldamisel konverents oktoobri alguses pealkirjaga Elu kasvujärgses Eestis. Ja seal on siis siuke kokkutuleku koht spetsialistidele ülikoolidest, teistele eriala asjatundjatele ja ka kogukonna praktikutele ja arutlemegi siis seal seda, et milline näeb välja elu, kui majandus enam ei kasva, aga üks väga oluline punkt on seal ka siis elu ja majandamine planetaarsetes piirides. Et kellel on huvi, siis internetis on kõik info olemas. Aga nüüd tänase ürituse juurde, et kui nüüd veel meie ühest kangelasest Suurest Tõllust rääkida, siis see on üks väga eriline sümboolne laev, et ta ühelt poolt on selline ühenduslüli inimese ja mere vahel, et ta võimaldas käia siis inimestel merel ja täitis ka tähtsaid ülesandeid, nagu jäämurdmine, aga teisalt on ta siis ka selline muutuste sümbol, et Suur Tõll on seilanud erinevate lippude all, erinevate nimede all, ta on näinud kõikvõimalikke erinevaid riigikordasid, tal on olnud erinevad funktsioonid isegi ja muidugi on ta ka siis vaikselt kõrvalt jälginud Läänemere muutumist. Et mulle siin muuseumist räägiti, et üks õpilane käis siis tegemas uurimistööd, kus ta võrdles Suure Tõllu tööpäevi Jäälõhku ja Tarmo tööpäevadega ja leidis siis, et see jäälõhkumise aeg või vajadus on kahanenud 6 aja võrra siis kuskil 100 aasta jooksul. Ja see on siis illustreerib väga hästi kliimamuutust ja vastab ka teaduslikele andmetele. Aga nüüd, kui me tutvustusringiga edasi läheme, siis vaatamegi otsa, et kes meil siin on vestlema tulnud täna. Et alustame siis tagantpoolt otsast ja palungi siis teil rääkida paar sõna, et kes te olete ja siis ühtlasi, et mis on siis sinu lugu Läänemerega seoses? Tere, mina olen Tuul Sepp, tulen Tartust siia, Tartu Ülikoolis töötan loomaökoloogia professorina. Merega mind seobki minu töö. Ma olen järjest rohkem oma teadustöös võtnud suuna merebioloogiale. Olen palju välitöid teinud Läänemerel, natukene ka Põhjamerel. Praegu olen seadmas just samme Atlandi ookeani poole 3 kuuks La Rochelle'i linnakesse Prantsusmaal, et seal kogemusi hankida, veel mere osas targemaks saada. Võib-olla kõige rohkem minu jaoks Läänemeri ongi Matsalu rahvuspark. Ma olen ligi 20 aastat nüüd käinud peaaegu igal aastal Matsalus välitöid tegemas, peamiselt uurinud merelindusid ja merelindude peal seda, et kuidas siis merelinnud kohanevad või ei kohane inimtekkeliste keskkonnamuutustega, olgu selleks siis keskkonnamürgid, asurkondade tihedamaks muutumine või hõredamaks muutumine, liikide juurde tulemine, ärakadumine, aga ka kliimamuutused. Ja samuti minu suureks teiseks uurimisvaldkonnaks on siis merereostuse mõju loomade tervisele, siis see mudelina olen kasutanud vähihaigust kaladel, mis siis tekib reostuse tulemusena. Väga põnev, aitäh. Joonas. Ja, tere, minu nimi on Joonas Plaan. Mina ei tule sugugi nii kaugel kui Tartu, vaid siit üle Raudteetammi Kalamajast ja mina olen keskkonnaantropoloog. Et oma uurimustöödes olen ma uurinud ennekõike just kalurite suhet merega, aga ka näiteks konflikti looduskaitsega. Ja olen teinud välitööd nii Kihnu saarel kui ka Liivi lahel laiemalt ja nüüd viimati pikemalt olin 4 aastat olin Newfoundlandil Kanadas, et kus siis püüdsin mõista, kuidas kalurid
No, ma läksin esialgu küll uurima, kuidas kalureid kliimamuutused mõjutavad, aga uurimustöö kujunes hoopis selles, et kuidas nad seda tunnetavad või õigemini, kuidas nad seda üldse ei tunneta. Vaatamata sellele, et see kliima nende ümber tegelikult väga kiiresti on muutunud ja koos sellega ka siis see keskkond. Ja vaatamata sellele, et minu karjäär või on alguse saanud just nimelt inimese ja looduse suhte uurimises, siis täna ma peamiselt töötan ikkagi Eestimaa Looduse Fondis kestliku kalanduse eksperdina, et vaatan ennekõike just seda Läänemere bioloogia poolt, ökoloogiat, mismoodi Läänemeri võiks paremini toimida, mida peaks tegema selle jaoks, et paremini võiks Läänemerel tulevikus minna, aga ka täna. Ja püüan siis just selle loodushoidja töö läbi seda kõike siis ka saavutada. Ja Tallinna Ülikoolis siis ka endisviisi õpetan siis seda, mida ma olen ise õppinud, ehk siis keskkonnaantropoloogiat, et püüan ka siis tudengitele, just humanitaarteadlastele, noortele humanitaarteadlastele viia seda teadmist, et kui oluline sellel kohal on tegelikult loodus meie elus ja mismoodi siis meie suhe keskkonnaga tegelikult on kujundanud nii meie kultuuri ja kuidas vastupidi ka meie enda kultuur seda loodust siis omakorda muudab ja mõjutab. Aitäh! Ja tere, mina olen Mihkel Urmet, ilusat Läänemere päeva kõigile, kes siin on ja mõnele virtuaalinimesele ka siis võib-olla. Ma olen selline tegelane, et ma olen tegelikult arhitekt originaalis ja kujundan nagu inimkeskkondi ja sealt lõpuks arenesin kuidagi asukohta nagu Ruhnu saar, kust ma ka nüüd tulen siia ja siis seilan selle Liivi lahe peal päris tihti, üritades kala püüda. Nagu tänapäeval paljudel siis olukord on juba, siis ega väga palju sealt kala ei püüa, et rohkem nagu käid oma võrkusid jootamas, ütled tere iga hommikustele hüljestele, vahepeal vaatad, kuidas kormoranid lendavad mööda ja siis üritad aru saada, et mis on siis minu suhe selle loodusega ja kuidas ma seal sinna nagu sobitun ja niimoodi ja olen ja nii. Ja samal ajal ma kuulun sellisesse asja nagu UNESCO Lääne-Eesti saarte nõukogu, kus ma siis otsingi nagu sellist tasakaalu inimese ja looduse vahel, et kuidas me nagu koos peaksime hakkama saama. Siis üritan ise olla samast nagu näide või ise enda peale ära testida, et mismoodi inimene ja loodus peaks koos eksisteerima, eriti kaugus kohast nagu Ruhnu saar. Ja samal ajal ma kuulun ka sellisesse asja nagu Ruhnu kultuuriruum, mida ma juhin, kus me tegime erinevaid fantaasiaid vana iidse kultuuri nagu jätkusuutlikkusele ja üritasime seda edasi arendada ja siis jõudsime päris ruttu olukorda, kus me saime aru, et kellel me seda siis teeme, kui võib-olla varsti ei ole enam ühtegi inimest saarel, et võime seal toredaid üritusi teha ja seda kultuuri salvestada ja edasi arendada, aga tegelikult on vaja alati ka inimesi selleks, et kultuuriga tegeleda. Ja sellest johtuvalt jõudsimegi päris kiiresti sinimajanduseni, kuna Ruhnu saarel teatavasti ei ole maad, nii et sa pead mere poole vaatama, vahet ei ole, kui sa seal seisad, sa ikka vaatad mere poole oma muredes. Ja siis ka selle raames nagu hakkasime otsima sellist head lahendust ja siis elukaaslasega koos saime aru, et kuna me oleme nii omaette planeedil täitsa oma teemasid ajamas ja üritame leida täitsa alternatiiv tuleviku saarele, siis alustasime sellist organisatsiooni või ettevõtet nagu Planeet Ruhnu. Ja siis nagu see pilootprojektina oleme nüüd mõne aasta jooksul alustanud veitikafarmi, mille algus on eriti naljakas on, sest kui sa nagu veitikaid kasvatama, siis kõigepealt arvatakse, et sa oled natuke nagu midagi on korrast ära, on ja eriti kui sa teed arhitekti taustaga, sa olema juba suur teadusmees ja tegelema siin mingite betoonmajadega hoopis sinna vahel, siis võttis natuke selgitamist inimestele ja siis mõne sellise, et see natuke lihtsamini läheks ja inimestele aru saadav, siis oleme juba alustanud ka asjade arendamist nagu erinevaid toodete ja siis täna need siin saalis on virtuaalinimesed vast mitte, saavad proovida ka meie enda tehtud kimchi'd, mis on seal taga, annab mõnusa Korea taustaga vetika kogemuse, mis kindlasti vastu sügist on väga tervislik ja toitev. Tegite juba nii paljud otsad lahti, millest ma tahaks rääkida, nii et püüame siis sõita nüüd. Selleks, et üldsegi luua mingi baas, et me ikkagi tähistame Läänemere päeva, et võib-olla oleks hea uuesti
korraks nagu meelde tuletada, et miks see Läänemeri nii eriline on, et noh, kui ma olen ise ookeani ääres käinud või seal peal olnud, et siis ma alati hämmastab see tohutu mastaap ja see jõud, mis seal on, aga Läänemere äärde tagasi tulles, okei, ta on selline hall ja jahe, aga see alati on tunne nagu vanajumala selja taga, et sihuke rahulik ja lained ei püüa siin mere põhja viia, et mis on see Läänemere nagu sellised eripärad, mis teevad tast selle, kes ta on, et kuidas ma nüüd võtan? Mina Joonas. väga tihe aerutaja võin kohe rääkida, et tegelikult see nii turvaline ei ole, kui päris ausalt. No võt, see on petlik. See võib täitsa olla. Tundub jah, et mis need lained on, aga vähemalt meie asme täpselt keset Liivi lahte, nii et sealt need lained on päris suured. Et ma ei tea, kuidas teie töös... Ma võin nõustada, et vähemalt nii ütlevad ka minu purjetajatest sõbrad, kes ütles, et kes oskab Läänemerel purjetada, saab igal pool hakkama, sest need laine on tõesti tihe ja sükke küllaki agressiivne. Aga kui tõesti mõelda, et mis siis teeb seda Läänemere unikaalseks, ühelt poolt kindlasti igale eestlastele on ta ju eriline, see on meie ainus meri, meie kodumeri. Aga teisalt ka maailma mastaabis tegelikult Läänemeri on vägagi unikaalne, et ta on selline pigem järvelaadne veekogu, kus vesi vahetub vägagi aeglaselt ja siin viimasel ajal isegi võib öelda, et pigem on hakanud aeglasemini vahetuma, ta palju saab oma vett saab just enne kõike valgaladest ehk siis jõgedest, aga ka sademetest. Lisaks on ta üks maailma kõige noorimaid meresid, see tähendab seda, et see elurikkus, mis siis Läänemeres on tegelikult äsja kujunenud, äsja kujunemas, aga ka see nüüd, et ta ühelt poolt on hästi noor ja teisalt see veevahetus on hästi aeglane, tähendab ka seda, et ta on hästi kergesti mõjutatav. Mõjutatav kõikidele sellistele keskkonnahäiringutele või ka mõjutustele, et on see siis selleks kliimamuutused või siis ka sellest valgalast näiteks Läänemerre valguvad toitained põldude pealt, et see kõik tegelikult mõjutab vägagi lihtsalt meie sellist väikest merd. Ja võib-olla ka, mis teeb teda veel omakorda unikaalseks, on tema süke vägagi erinev soolsus, et kui me läheme nüüd sinna Taani väinude suunas, et siis ikkagi meie meri on küllaki soolane ja ookeani võib-olla isegi laadne, siis tulles siia nüüd meie rannikumerre, eriti kui näiteks siin põhjarannikul hakata minema siis näiteks Narva poole, et siis see soolsus läheb niivõrd madalaks, et minevikust on teada, et siin näiteks Rammu saare kogukond suviti, kui kaevud ei tühjaksid, siis täitsa julgelt jõid seda merevett mingitel perioodidel, sest tõesti ta on niivõrd mage. Omas kogemuses võin öelda, et see siiski nii hea ei ole, et püüdsin isegi kohvi teha ja ei ole maitsev. Nii et see unikaalsust on siin üks jagu. Kuidas mereelustikuga on, et... Nagu Joonas ütles, et liike meil siin palju ei ole, võrreldes teiste meredega. Seega tähendab, et kui mõni liik meile siia juurde tuleb, siis see otseselt ei pruugigi kohe halb olla, sest et neid nii-öelda tühje ökoniše, kuhu liigid sisse mahuvad, neid siin veel jagub. Et näiteks üks näide ongi ümarmudil, kes tuli siia sisse ja nüüdseks tundub, et on ilusasti põimitud sisse nendesse toiduahelatesse, mis Läänemeres toimivad, et võib-olla ei olegi väga suur probleem. Et samal ajal laiemalt võõrliigid loomulikult on probleem ja siis rikuvad seda õrna tasakaalu, mis meil nagunii tänapäeva maailmas on väga lihtsasti mõjutatav. Et ka teaduslikust vaatepunktist on selline väga eriline ja huvitav paik, mida uurida. Et kõik on natuke teistmoodi kui mujal maailmas. Väga raske on näiteks võrrelda kas või sama liigi peal tehtud uuringuid meil ja kuskil siis näiteks Atlandi ookeanis. Võib-olla ka sellise hariduse mõttes, et mida see ökosüsteem üldsegi tähendab, et mis ta on? See on siis kõik need elus ja eluta looduse omavahelised vastastikmõjud, kogu see komplekt, mis meil tekib sellest, et milline meil on ilm, milline meil on keskkonnaseisund, milline meil on siis veekogu näiteks, millest me räägime, aga ka kõik need liigid, kes seal sees on ja kuidas nad üksteist mõjutavad. Ja inimene on siis üks väga tugeva mõjuga liik, aga ma alati püüan enda peas mitte lahutada, et nüüd loodus ja inimene. Et inimene võiks kuidagi sobituda sinna looduse ja ökosüsteemi sisse. Et
kas või kui me räägime sellest, et kes meil selle kala siin meres suuresti nahka paneb, et meil on siin ikkagi 3 komponenti peamiselt, et kormoran, hüljes ja inimene, et me ei saa kunagi rääkida, et üks oleks rohkem või vähem süüdi kui teine, et me oleme siin kõik üks komplekt Läänemeres tegutsevaid elusolendeid, ka inimene sealhulgas. Tekib niisugune nagu võrgustik ja kõik on seotud omavahel. Olgu. Nagu me ilmselt teame, siis peamised uudised, mis me Läänemere kohta loeme, on ikkagi mingitest muredest ja probleemidest, et kuidas see Läänemeri käsi siis praegu käib? Läänemere üks suuremaid probleeme on eutrofeerumine. See tähendab seda, et meil on siis liialt palju Läänemeres toitained, ennekõike siis lämmastiku ja fosfori näol, mida peamiselt Läänemere jõuab just meie põldudelt, jõgede, ojade, kraavide kaudu. Aga samal ajal on ka probleemiks liikide kadu, ennekõike just tööstuslike kalade kadu. Jällegi siin on otseselt seosed sellega, et meil on tõesti see ökosüsteem on küllaltki väike ja suletud ja need mõjutused kohe kiiresti hakkavad seda ka mõjutama. Probleemiks on ka see, et see veetemperatuur on praegu tõusmas. See mõjutab kogu siis tegelikult seda ökosüsteemi toimimist, missugune siis see keskkond on, kus kohas need loomad, elajad siin kõik siin toimetavad. Probleemiks on ka aina kasvavad suured hapnikuvaesed alad Läänemere keskel. Ka reostus on küllaltki suureks probleemiks, aina nagu kasvavaks probleemiks on just plastreostus, aga ka loomulikult ikkagi ravimid, samamoodi erinevad keemilised ühendid, raskemetallid, mis siis jõuavad läbi rasketööstuse või energiatööstuse ennekõike meie merre. Ja siis kõigepealt hakkab pihta aina rohkem hakkab meid mõjutama ja juba kindlasti täna ka mõjutab kliimamuutused, mille kohta me veel tegelikult nii hästi ei tea, et mis siis tegelikult see mõju saab olema. Me täna teame, et nagu see väga hästi tõid selle paralleeli, et kui tihti siis jäämurde 100 aastat tagasi töötas ja kui palju täna, et see jääkatte on meil vähenemas, see veetemperatuur on tõusmas ja ka on siin täheldatud ikkagi, et see ilm on muutunud rohkem heitlikumaks ja siin just meie piirkonnas ka sademed on kasvanud. Kõik see siis tegelikult mõjutab seda keerukat ökosüsteemi, millest Tuul just siin rääkis ja tõesti neid justkui kurbasid, murekohtasid on üksjagu. Aga ma ei tea, võib-olla mäletan pärast poole, tegelikult positiivseid poolt on ka selle asja juures ja see ei ole ikkagi ka päris nii nukker, kui võib-olla siin praegu minu sellest lühikesest monoloogist võib paistma jääda. Mis muredest tuleb ikka rääkida nii, nagu need on, aga mida see temperatuur ju tõuseb, aga mis see soe vesi ikka teeb neile või? Kaladele? Ükskõik veeorganismidele, et mis neil sellest? Ma arvan, väga hea ja selge näide on ikkagi selle veetemperatuuriga ja mitte on veetemperatuuriga seoses, aga ka õhutemperatuuriga seoses meil ju see jääkate on vähenenud ja ikkagi vägagi märgatavalt, samamoodi tegelikult see külm periood, et see kuu aega, kui on palju lühemaks talv jäänud, see vägagi otseselt mõjutab viigerhüljest, kel vajab ellu jäämiseks jääd poegimiseks, oma pesa loomiseks ja siin küll nüüd merebioloogid julgevad ennustada, et samamoodi kus jätkub siis viigerhüljest me enam enda ranniku meres niipea võib-olla ei pruugi üldse näha, et ta arvatavasti võib kolida Botnia lahe põhjaossa, aga mitte küll siia. Veetemperatuur mõjutab vägagi otseselt pea kõiki liike, kes siin tegelikult elavad, sest et me võime mõelda, et mis see siis ära ei ole, kui 1 kraad soojaks või mitte. Me ise teame ka, et 16 kraadi või 17 kraadi ujumiseks ikka külm. Aga see loom, kes igapäevaselt seal elab, et talle võib see 1 kraad, isegi pool kraadi tegelikult mõjuda täiesti hävitavalt. Ta ei saa kas siis kudeda, poegida, enne kõik järglasi anda. Ta ei ole piisavalt tugev, et oma järglasi edasi kasvatada, et seda me näeme väga hästi näiteks just erinevate kalaliikide puhul. Kuidas on lugu näiteks erinevate keskkonnamürkidega, et ilmselt paljud teavad seda kuulsat
Rachel Carsoni raamatut Hääletu kevad, mis ilmus, kas oli 70-ndatel või 60-ndatel, ja mis kirjeldaski seda, kuidas linnulaul on vaikinud piirkonnas, sest seal on see DDT kasutamine suur. Ja selle raamatu mõju oli tegelikult see, et väga lühikese aja jooksul suures osas maailmas selle kasutamine keelati. Aga nüüd tundub, et on tekkinud terve plejaad igasugu aineid, mis vist satuvad ka merre või kuidas sellega Läänemeres lood on? No, Läänemere osas, kui me räägime headest uudistest, et siis vähemalt seda näitavad uuringud, et kui mingi reoaine puhul luua toimivad piirangumehhanismid, lõpetada nende kasutamine, kas või näiteks tributüldina, mida kasutati laeva põhjade värvimiseks, et kui selle kasutamine lõpetati, siis selle kontsentratsioon Läänemeres kohe langes, loomade tervis läks paremaks, et need regulatsioonid tõesti toimivad. Aga suureks probleemiks on tõesti need ained, mille kohta me veel ei tea, mis nende mõju on. Ja me ei oska nende osas neid regulatsioone piisavalt kiiresti teha, nii kiiresti, kui nad jõuavad sinna meie meredesse. Et tõesti ka näiteks isegi mikro- ja nanoplastireostus, et see on väga suur teema, väga kuum teema praegu teaduses, et kuhu ikkagi näiteks need väikesed plastiosakesed jõuavad. Et kas nad jõuavad linnumunadesse, kas nad jõuavad läbi hülgeplatsenta näiteks hülgepoja sisse või hülgepiimaga siis sinna tema poega. Et neid asju lihtsalt ei teata ja selle võrra on ka väga raske selliseid regulatsioone praegu paika panna. Minu enda töörühma uuringutest on näha, et tegelikult ka päris väikesed looduses esinevad ja isegi regulatsioonidega lubatud reostuskogused, keemilise reostuse kogused võivad mõjutada juba seda, et kui hästi merelinnud toime tulevad. Näiteks meil oli selline katse, kus me püüdsime kala Taani väinadest, mis on hästi tugeva inimmõju all olev piirkond, seal on kõrgemad reostuse kontsentratsioonid reeglina kui näiteks meil siin ütleme Pärnu lahes on puhtam. Ja siis meil oli kontrolliks oligi siis puhtast piirkonnast püütud kala ja Taani väinadest püütud kala. Me andsime neid kalakajakatele sel ajal, kui nad munesid oma mune. Et see on teada, et nende toidust jõuab siis päeva kahega kõik need ained, mis neil selles toidus on, jõuavad sinna munadesse. Ja siis me vaatasime, et kuidas on nende poegade tervis siis koorumise hetkel. Ja isegi seesama looduslikus koguses mürgid, mis nad said kalast, mõjutasid seda, et kui palju need pojad koorudes kaalusid ja kui kiiresti nad kasvasid ja isegi nende stressihormoonide taset. Et see on sellised uuringud, milleni tavaliselt ei jõuta, et sa vaataksid looma sisse ja veel isegi läbi põlvkondade jõudvaid mõjusid. Et lihtsalt meil ei ole piisavalt teadlasi isegi kogu Läänemere peale, et selliseid asju uurida. Aga samal ajal on ikkagi need mereloomad ka väga tugevaks indikaatoriks selle kohta, et kuidas see keskkond võib mõjutada meie endi ja meie laste tervist, et lihtsalt mida rohkem ettevaaatusprintsiipi rakendame, mida paremini me meret hoiame, mida rohkem neid puhvertsoone ka kõikide jõgede, ojade, kraavide ja merekallaste ümber loome, et seda kindlam on, et me lõpuks ei jõua need mürgid kuidagi ringiga selle kõige tippkiskjani, kelleks on tegelikult vastsündinud ema piimatoidul olev hülgepoeg või inimese laps. Ja omaette teema on vist need erinevate koosmõjud, kas seda üldse uuritakse praegu? No kindlasti uuritakse, et meil on ka näiteks seal samas Matsalus Kakrarahul on meil ju täiesti unikaalne 50-aastane aegrida, kus 50 aastat on peaaegu katkematult uuritud nende merelindude asurkondasid. Ja kui huvitav on see, et ütleme, kui mina alustasin seal 20 aastat tagasi, siis oli Kalev Rätiste juhtis seda uurimist seal Matsalus, siis oli seal laiul kajakapesi umbes 500 ja praegu on neid umbes 1300 kajakapesa, pluss on tulnud juurde väga palju kühnokluikesid, et ma mäletan, kui ma sinna esimest korda läksin, siis oli seal üks luigepesa ja selle ümber käidi sellise 30-meetrise tiiruga kikivarvul, et kühnokluik. Ja praegu on meil 50 kühnokluigepesa, nad on igal pool ja kui sa ei saagi muud moodi, kui sa lähed sealt 2 meetri kõrguselt ja teed talle tšau ja tema teeb sulle tšau vastu, et nad on meiega seal nii ära harjunud, et praktiliselt selline kodustatud asurkond, aga me ei oskagi öelda, et miks pärast see asurkond on seal nii tihedaks läinud, miks tulevad uued liigid sisse, et meil tuli sel aastal olid seal
räusktiirud järsku, et kust nad tulevad, kas neil ei ole mujal kohta, kas see on üks viimaseid mõnusaid kohti merelindudele, me ei tea. Aga kõik need asjad tulevad kuidagi korraga, need üleujutused ja tormid on sagenenud, asurkond on tihedamaks läinud, konkurents omavahel tiheneb, sest kala on vähem, siis on kuskil veel mingisugused keskkonnamürgid ja rännetel neid mõjutavad ka väga tugevalt kõik need ilmastikumuutused ja valgusreostus veel ka lisaks rändlindudele, et kuidagi seda kõike on korraga väga palju elustiku jaoks. Jah, võib-olla maismaal mingi paralleel on ka see, et nähakse loomi rohkem, mis ei pruugi alati tähendada, et neid on rohkem, vaid neil on vähem kohti, kus olla, et siis satuvadki teede peale veel linnadesse igale poole. Aga kuidas, sa ütlesid ka, et need mürgid võivad siis inimesteni jõuda, et mis need teed siis on, et kuidas meremürgid võivad siis inimestesse jõuda või? No eks nad võivad jõuda selle kaudu, mida me sööme, et aga teisalt on ikkagi selgelt öeldud, et praegu enamikus kalades need keskkonnamürkide tasemed ei ole nii kõrged, et me muretsema peaksime ja peale selle me ikkagi ka ei söö sellises koguses enamasti kala, et võib-olla te seal Ruhnul sööte iga päev rasvast kala, et mina Tartus kahjuks mul ei ole seda ligipääsu, aga kui jah, ikkagi iga päev rasvast kala süüa Läänemerest, see võib tervisele ohtlik olla. Ma ei tea, kuidas... No me oleme rohkem siia dieedil seal, et siis on vast okei. Aga ma olen selle peale mõelnud, et kui see on hästi suur see Läänemere kalade probleem ja söömine ja niimoodi on ja tegelikult enamus Eesti inimesi sööb üldse mingit külmutatud, mingit müstilist valget kala, mida ta isegi ei tea, kus see kasvab või mis asi see isegi on, mingid kõik need mintaid ja jutud on. Et kui palju seal siis, kas need inimesed tegelikult saavad vähem võib-olla mikroplasti ja seda sellest? No me ega ju ei tea täpselt, mis see valge kala on ja kui teil mõelda selle eestlase lemmikkalale, siis eestlase lemmikkala on ikkagi Norra lõhe. Et seda siin näitavad nii erinevad tarbijauuringud kui ka tegelikult müügistatistika, et seda lihtsalt me paratamatult sööme kõige rohkem ja eks ka sealgi lasuvad omad ohud, et me oleme siin Eestimaa Looduse Fondis püüdnud ka siis koos kolleegidega Maailma Looduse Fondis paremini mõista, et kuidas siis kalu kasvatatakse, mida neile süüa antakse, kui palju seal võib olla näiteks antibiootikume, mis meie organismi võivad jõuda seeläbi, et me sööme seda. Siis väga raske on tegelikult seda informatsiooni saada tihti nendest kasvatustest ja saame toetuda ainult siis selle parimale teadmisele, ehk siis need kohalikud regulatsioonid, kohalikud kontrollid, mis ütlevad, et kala, mis meieni ikkagi jõuab, on puhas ja seda me saame usaldada tõesti. Aga tõesti, nagu Tuul ütles, et nüüd vaatamata sellele, et jah, kalades on ikkagi neid erinevaid plastijääte samamoodi väga hästi on teada, et räimes on dioksiide, mis siis just tulevadki siis energiatööstusest aga et selle jaoks, et see kuidagi meie inimese tervis peaks hakkama mõjutama, me peame ikka tõesti suures koguses sööma esiteks ja teiseks ikkagi ma julgen küll öelda, et see kala söömine, tegelikult see tervislik aspekt, mis sa saad, on ikkagi kaalub üles selle, mis sa võid saada selle mittetervislikku, et tõesti, et kui sa sööd võib-olla selle külmutatud toitu või eeltöödeldud toitu, et sellele ma arvan, see tervise mõju palju suurem kui nii natukene võib-olla. No mul on ka jäänud mulje, et tegelikult nendest teistest nagu lihavariantides just on võib-olla näiteks antibiootikume ja neid võib isegi rohkem leiduda, et vähemalt mul on selline mulje jäänud, ma ei tea, miks ma muidugi ei mõõda neid nagu võib-olla teie või mõned teadlast, et kuidagi tundub see kohalik kala jube hea, aga see on ju ka päris nagu hooajaline muidugi tihti inimestel, et siis kui me see müügikvoot välja kuulutatakse, siis suure hurraaga söövad tinti ja räime, aga siis see püütakse kohe nädalaga täis ja siis on see läinud, et siis pead jälle tagasi kolima sinna selle müstikakala peale tihti lugu. Ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et inimesed natuke nagu saaks harjumuseks see, et mõtelda, et mis kala see on ja kust ta tuleb. Et selleks on just see Joonase koostatud Kalafoor väga tänuväärne tööriist, et lähen vaatan järele. Et minu jaoks on olnud üllatus see, et kui madal on üldiselt inimeste teadlikkus selleni välja, et tõesti me olime üks Eestimaa Looduse Fondi üritus, meil oli ühest sellisest, ütleme, ökorestoranist tellitud toitlustus ja siis me küsisime ka, et mis kala see on ja meile öeldi, et valge kala. Kust see on, mis liik, et isegi sellel toitlustuse pakkujal ei olnud nagu pähe tulnud, et võiks selle peale mõelda. Et samamoodi mul oli eelmisel aastal oli üks klassi kokkutuleku üritus 20 aastat Treffneri loodusklassi
lõpetamisest ja seal siis pakkus korraldaja, kes oli ka üks klassiõde, siis angerjasuppi. Ja kui ma ütlesin, et me tegelikult loodusklassina ei peaks sellist asja sööma, sellepärast et see on väljasurev liik, siis see oli tegelikult pooltele klassi inimestest siis üllatus ja asi, mida nad ei teadnud. Et lihtsalt mõelda selle peale, et milliseid liike meil praegu oleks mõistlik süüa ja milliseid mitte, sellepärast et seal ei ole ainult see, et mis see meie tervisele teeb, vaid et kas üldse meie lapselastel ja lapselapselastel üldse on võimalik veel ahvenat ja koha süüa Läänemerest või mitte, et see valik tehakse praegu. Jah, ja hea oleks, kui see valik nagu ei toimuks kuidagi niimoodi sunduslikult, et ühel hetkel lihtsalt ei ole ja siis lähme võtame midagi muud, vaid tegelikult tõesti see valiku me peaksime juba täna tegema vastavalt sellele, kuidas see keskkond ise on ka muutunud. Koos keskkonnaga peaks muutuma ka see, mida me sööme ja kuidas me tegelikult sööme. Et siin käis juba läbi ümarmudil, ma ei tea, kuidas teil Ruhnu on see ümarmudil. Ja jätkub, just, ja seda on. Aga ometi, et kui jällegi rääkida oma sõprade tuttavatega, lihtsalt võõrastega, siis see ümarmudil nagu väga harva ikkagi satub eestlase toidulaua peale. Vaatame sellele, et tegelikult minu hinnangul on väga maitsva kalaga. Mul on sellest päris kahjust. Ma olen aru saanud, et tegelikult nii eestlased, lätlased, leedukad on väga palju kalatööstus on sellest mudila peale mängimas, sest et seda saab püüda suht lõpmatult ja teiseks teda tuleb ka päris hästi. Ja minu arust on ka maitsev kala, kuna eestlased väga palju ja siin kandis ei oska midagi sellega teha, siis enamuses saadetakse Lätimaale mingisse konservitehasesse ja sealt edasi Ukrainasse on ja millest on ka natukene kahju, et tegelikult seda värsket kraami võiks ju siin ju tarbida ja nautida ja üldse väärindada rohkem ja ise ka nagu väärtustada. Isegi näiteks kõik need, isegi räim minu arust super äge kala on ju ja jube maitsev ja hea ja toitev. Ja siis ma näen ka, et see tuleb nagu järsku tuleb jälle turule, seda püütakse suurtes kogustes ja siis ta nagu see hind tegelikult on suhteliselt madal, kuigi minu arust see võiks samamoodi olla palju väärtuslikum. Et see nüüd ei loe, et on veidi väiksem kala. Muidugi mulle tundub, et inimesed looduse kroonina on alustanud alati kõik suurematest elajatest, siis need ära söönud ennast aina allapoole, on ju, kuni lõpuks oleme kõik putukad toitlased siin ja niimoodi, aga minu arust peaks ka neid väärtustama, minu arust jumala lahedad on räimed ja kõik need jutud ka. No seal ongi jah vist mingi loogika, et mida väiksemaid organisme sa sööd, seda vähem on läinud energiat nii-öelda raisku või nagu kulunud, et see organism kasvaks ja kõige parem on muidugi süüa üldsegi taimi, mis on suutnud selle väikse energia nagu maksimaalselt siis endasse ammutada. Vaidaks ja meelega. Nii. Ma arvan, et isegi vetikad on veel paremad. Ma pidasin. Absoluutselt. Nad on veel enne taimesid olemas olnud ja sellised ja enne inimesi ja kõik sugu asja, mis maa peal toimub, on ju. Tegelikult selle kultuuri küsimuseni, et palju ongi kinni meie harjumustes ja meie tegelikult kultuuris, et kuidas see sealt nagu rannarahva poolt paistab, see Läänemere olukord, et kas on näha, et see on läinud kehvemaks ja kas sa näed nagu valmisolekut muutuda, et sa Ruhnus ju püüad nagu susida. Sellist nagu natuke sellist muutust nagu alustada, aga samamoodi, et kui sa üritad nagu üttidele seletada, et nüüd hakkame kõik vetikaid sööma, siis see võtab natukene aega ja kohanemist ja pigem tuleb ise lihtsalt näidata eeskuju, et ma alati ka nagu üritan pigem olla see, et mina ei ole see mingi käskija või keelaja, vaid pigem nagu võiks näidata eeskuju ja mõelda välja uusi huvitavaid lahendusi asjadele ja siis see võib-olla viib kuhugile, ma loodan. Aga ma kohe antropoloogina tahaks nagu kohe puudutada seda, see kultuuri ja traditsiooni küsimust, et nii tihti nagu me kuidagi lähme selle selja taha, et ütleme, et aga meie kultuur on selline või meil on traditsioon nüüd süüa, vot teda vaid oda. Ja see angera puhul väga tihti me kuuleme seda, et vaatame sellele, et välja surev liik, aga traditsiooniliselt me oleme seda söönud ja jätkame seda traditsiooni, me ei taha seda kaotada. Ometi traditsioonid, kultuur on pidevas muutumises. Ja minu jälle väga hea näide on see, mis ma enne mainisin, see Norra lõhe. Kui ma arvan, iga üks täna mõtleb, et millal me esimest korda lõhe sõite, sest et mina mäletan lapsepõlves 90. keskel, sul ikkagi biosöögi toit. Vägagi haruldane, kui sa said selle lõhe. Tänaseks on see lõhe muutunud selliseks igapäevatoiduks, odavaks kalaks, sest et me suudame seda nii palju kasvatada ja siis ka kaubanduses teda lihtsalt kasutatakse sellise väikse nipina, kuidas klienti tuua siis kaubandusse. Et tihti müüakse siis sellega alla oma hinna. Et see näitab seda tegelikult, et see kultuur on võimeline muutuma ja muutubki pidevalt, et kui nüüd öelda, et me peame
hambad risti siis sööma selle viimase angera sellepärast ära, et noh, meil kuidagi traditsioon seda nõuab. Ja muidu söövad taanlased, on ju? Jah, ja siis muidu söövad taanlased, et see ma arvan, on natukene nagu väär pilk sellele. Loomulikult meie kultuur, meie pärandkultuur on äärmiselt oluline ja seda tuleb hoida, aga tuleb ka mõista, et kultuur on pidevas muutumises. Nagu meil väga palju praegu on muutumises, et keskkond, kus me elame ja kõik sellega. Ma Ruunast muidugi võin kuna ma juhin seda Ruhnu kultuuriruumi. Hea näite, et ma ise olen ka nagu toon paralleele juba sealt. Nimelt Ruhnus on ajalooliselt olnud vedamisteed isegi olemas ja eraldi rahvariided, mis sa võid isegi selle puhul selga. Nii et siis ma suudan sellise kultuuri nagu silla sinna minevikku rajada ja siis sealt nagu natuke tuua seda tänapäeva jälle harjumast. Ja Ruhnu kultuuriruum, me võiksime sellest lõputult rääkida, on kohe väga põnev mõelda sellele, et no mis siis seal on? Kõik rootslased ju põgenesid minema, kes seda kultuuri seal rajasid ja suures osas on ikkagi uus sisserände, ma eeldan. Ja enam-vähem jah, ütleme, et suviti käivad siis osad neist veel saarele ja siis vedavad seal suvesid. Suur nagu nende järelpõlvede kogukond on siis pigem Stockholmis ja seal Gotlandil ja seal niimoodi laiali. Aga meil on päris hea suhtlus nendega ja tegelikult me uurime seda päris palju. Näiteks praegu meil on 3 ülikooli uurib Ruhnu keelt, mille nimi oli Runska, mis on suhteliselt välja suremas, seda praegu paar inimest maailmas veel rääkida ja siis nüüd kaardistamegi seda ära, mis on hästi põnev asi, sest et isegi rootslased ei saa sellest keelest aru. Ta on nagu nii oma ette asi. Aga kas siis püüate ka mõnda siis nüüd Ruhnu traditsiooni ja hambad risti elus hoida, ma ei tea näiteks hülged käia nüüd konksuga püüdmas? Ei, seda mitte, pigem on niimoodi, et võib-olla sealt nagu valikuliselt nagu toredamad asjad võtame inspiratsiooniks, aga ei ürita kellegi peale suruda, et pead nüüd seda või teist hakkama tegema, aga arvatavasti mingid osad sealt säiluvad ja lähevad edasi, mis ongi nii, et sa ei saa ju kultuuri punnitada, vaid pigem ta peab ise arenema ja tahtma seda teha. Tahtsingi küsida selle, sa võidki nagu Ruhnu põhjal tuua mõned näited, et see vetika korjamine, mis oli nagu rituaalne, et mis need inimese ja looduse, oli seal veel mõni siuke tegevus, mis seda inimese looduse suhet kuidagi eriti edasi kandis? Ma siis võib-olla tean nagu selle täpsustus, et nad ei korjanud selle vetikaid, et kimchiid teha rõmsab koosleine, vaid nad edasi seda põldudele, kuna Ruhnu on ikka liivane saar, kus lihtsalt toitaineid vaja ja kõiksugu seda head ju pakkus need vetikad sinna põllule. Aga muidu see tavaline looduse suhe oli selline muidugi ka nagu väikses mahus põllumajandus, hästi palju ehitati laevu ja paate, et tegeleti sellega, sest et metsa on ja päris ilusat metsa Ruhnus. Ja muidugi siis see hülge küttimine, et käidi mööda Läänemerd ringi ja siis notiti hülgeid maha ja siis müüdi nende nahku ja rasva igale poole siis erinevates kohtades, mis siis lõpuks Eesti selle esimese vabariigi ajal väikses nagu kaalukiviks või niimoodi, et miks Ruhnu üldse Eesti alla kuulub, sest et Eesti siis esindajad lubasid igast rasva ja kõik sealt kokku osta ja siis seetõttu Ruhnust hääletasid, et tulevad siia poole. Et selline seos siis looduse ja inimesega. Aga mis sa arvad, Tuul, kas seda hülgeliha või peaks üldse praegu sööma nagu mürkide mõttes, et ta on ju üsna siuke seal toiduahela ülemises? See toiduahela tipus ja reeglina need, kes on toiduahelas kõrgemal ja kes on rasvasemad, kipuvad olema rohkem mõjutatud keskkonnamürkide poolt. Väga paljud need orgaanilised reoained ju seostuvad just rasvkoega, et on rasva lahustuvad. Et selle võrra jah, seal on kindlasti mõttekoht, et kas see on üldse tervislik toit ja samamoodi, et me võime mingite kontsentratsioonide kohta öelda, et jah, uuringud näitavad, et see on tervislik, aga samas me teame ka ise, et väga paljud uuringud on üsna pealiskaudsed ja üsna lühiajalised, et me võime teha sellise uuringu, et nii sa sõid hüljest, vaatame nüüd järgmisel päeval vereproovi. Aga need asjad võivad ka samamoodi väga pikaajalised mõjud olla, et inimest üldse on väga raske uurida, sest et ta elab nii pikalt ja loom eluskatseid teha ei saa. et see ikka keeruline liik uurida. Aga jah, mingid uuringud on selle kohta, et just ka Läänemeres sihukeste saartel elavate inimeste laste nabanöörides on siis nende reoainete kontsentratsioon eriti kõrge. Et just need laps ju kasvab ka mingil määral siis ema organismi kuhjunud
kuhjunud tagavaradest. Ja seda on ka välja toodud erinevates uuringutes, et tegelikult kõige suurema reoainete koormuse saab ema esimene laps, sest et tema saab siis ema rasvkudedesse tema elu jooksul kuhjunud keskkonnamürgid. 4. lapsel on juba palju puhtam piim. et kui see esimene vasikas aia taha läheb, et siis võib saare rahvas ka seda mõju süüdistada. Aga kuidas seda täpselt siis ikkagi lõpuni uurida, endast mõjudest aru saada, et samamoodi lõpuks me ju midagi peame sööma ja kust me leiame tänapäeva maailmas toidu, mis ei oleks keskkonnamürkide poolt mõjutatud või mõjutatud antibiootikumide või pestitsiidide, herbitsiidide poolt, et seda, et miks pärast meil näiteks lapsed praegu kipuvad tihtipeale olema võib-olla ka vaimse tervise probleemidega seotud, olen ka ise seda natuke uurinud ja ja ikkagi arstid ka, psühhiaatrid ka toovad välja, et see on keskkonna ja geenide koosmõju, aga kust see mõju tuleb, kas see on meie mikrobiomi muutused siis nende keskkonnamürkide tõttu või see on mingisugused genoomi peale kinnituvad ained, et me kõike seda täpselt ei tea, aga ja neid mõjusid muud moodi sa nagu tõenduspõhiselt ei suudagi ära hoida, ütelda, et nii süüdi on see asi ja kui me seda ei tee, siis saab korda. Et kõige lollikindlam on lihtsalt proovida kogu loodus hoida võimalikult heas seisundis ja võimalikult puhtana, et siis me saame loota, et meie lastele need keskkonnamürgid mõjuvad vähem. No vot, see ongi see aeg-ajalt, või selle nagu vastuväide sellele arvamusele, et oleme meie ja on loodus, et mis meil sellest, aga see ju tuleb kõik tagasi, et me oleme nii seotud. Jah, et see ongi, mida ma olen ka viimasel ajal rohkem kuulnud, mulle on sotsiaalteadlased seda ütelnud ja ma olen sellest ka ise nagu jõudnud sellise taipamiseni, et võib-olla me teadlastena olemegi liiga palju keskendunud sellele, et nii me peame loodust taastama. Me peame võtma mingi väikese jupi ja sood või metsa või jõge ja selle korda tegema ja siis järgmine jupp ja ükskord saab kõik korda, aga tegelikult mida me peaksime tegema on taastama just seda inimese ja looduse suhet, et ka inimene, kes elab Tallinnas ja võib-olla igapäevaselt ei mõtle sellele, et milline see looduse mõju temale on, tegelikult tunneks, et ta on selle looduse või ökosüsteemi osa, et see tema suhe loodusega oleks hästi tugev ja hästi teadvustatud. Siin ongi üks lahe selline link, et ma kuulasin hiljuti ühte ööülikooli loengut, mis rääkis eestlaste animistlikust hingemaailmast mineviku sajanditel, et see oli hästi kaua ikkagi püsis ja selle tõdemus oli ka see, et küll hinged on kõik seotud, et loodusel on hinged, inimesel on hinged, kõik on omavahel seotud ja põimunud. Ja see vahepeal nagu tundus absurd, aga nüüd, kui sa hakkad seda vaatama, siis see on tegelikult üliloogiline, et see lihtsalt see seosed on täiesti olemas. Aga mis ma nüüd tahtsin veel küsida, selline mõte tuli, et suudele puhkama. Meie vist nii teeme väikese pausi ja saad koguda mõtteid. Ma saan praegu küsimust mõelda, jah. Kõik eriti vali. No nii. Kas iga 5 minuti tagant tuleb uus hoiatus? Kapten andis meile teada, et laev läheb kinni, aga meie jääme siia edasi. Kogu see, ma selle seose juurde tahan hiljem tagasi tulla, see on hästi-hästi põnev maailm, aga ma tahaks veel korra puudutada seda ajaloolist inimese ja looduse nagu ajaloolist suhet, et sa oled seda teemat võib-olla veidi rohkem vaadanud, et kuidas on Eestis inimese ja mere suhe muutunud läbi aegade? Väga palju, aga kui püüda kuidagi seda minevikku mõelda, mida me veel ka mäletame, et enne kõike just mismoodi näiteks nõukogude aeg meie suhet mõjutas, siis ikkagi päris tohutult. Et just enne kõike elu väikesaartel, suuresti Ruhnust rootslased kõik ju põgenesid, samamoodi tegelikult rannarootslased kõikjalt Eesti rannikutel peaaegu, et jäid üksikud alles, aga ka, mis on vähem teada, et siin Põhjaranniku väiksed saare kogukonnad ju nõukogude võimu poolt jõuga viidi minema, tihti viidi just meelega kaugele kuskile Võrumaa metsadesse või kuskile eemale merest elama, et nad ei saaks seda teadmist edasi anda, kuidas merel käituda, kuidas seal toimida, kuidas aidata põgeneda võib-olla.
ja hiljem ju läbi Nõukogude aja suures osas meie rannik oli ju suletud inimestele. Me sinna ei sattunud ja täpselt samamoodi oli ka kalurkonnaga, kes tegelikult oli ikkagi küllaltki range kontrolli all ja ikkagi käis merel mitte ilmade ja keskkonnaolude järgi, vaid selle järgi, nagu plaanimajandus ütles. Elik, et see Nõukogude ajal toimus väga tugev rebenemine merest eestlaste puhul ja aina rohkem eestlane ikkagi vaatas metsa poole, rabade poole ja seetõttu ka eestlane võib-olla ennekõike, kui hakata rääkida tema suhet loodusega, siis ta esimesena tuletab endale meelde metsa, mitte aga merd. Nüüd täna jällegi on see suhe muutunud hoopis lähedasemaks, intiimsemaks, kui võib-olla siis enne muiste, enne Nõukogude aega, aga Nõukogude ajal siis meri oli ennekõike just töökoht, aga ka koht, kus siis kaubad peeti, siis tänaseks on merest saanud võib-olla ennekõike puhkeala. Aina rohkem on ju meil purjekaid, mootorpaate, mida kasutatakse. Inimesed on pääsenud lõpuks ja randa. Nad on kas igapäevases, aga vähemalt ikkagi küllaltki tihedas suhtes. Aga see suhe ennekõike kajastubki läbi selle siis puhkamise. Ja meri meie jaoks tihti on pigem tühi. Ma arvan, et paljud inimesed väga ei mõtle sellele, et mis toimub tegelikult seal vee all, mis olukorras see Läänemeri on. Sest et ma ise ka just enne seda tänast vestlust ka nagu mõtlesin, kus siis nagu minu suhe merega sai alguse Pirita rannast. Ma olen Kadriorus üles kasvanud, meil ei olnud peres kohta, kuhu suveks minna perega. Ja emale väga meeldis päevitada, niisiis minu suved möödusidki kõigepealt bussiga siis loksudes Pirita randa ja siis seal olemine. Aga mis asi on rand ja mis asi on siis see koht? Tihti ongi selline tühi, liivaväli, ka seal meres ei toimu justkui mitte midagi ja ega ma rohkemast ei mõelnud sellest merest ja ma usun täpselt samamoodi mõtlevad vägagi paljud tegelikult eestlased, kes täna igapäevaselt puhkavad mere ääres. Meri on ennekõike koht, kus käia puhata, kus ujuda, suppelda, aga et seal oleks rohkem siis nagu elurikkust, et seda võib-olla vähem mõeldakse. Ja huvitaval kombel mul see nagu huvi tärkas alles varajases nooruses, kus ma elasin, töötasin üks aasta aega Egiptuses Punase mere ääres, et tööajal näitasin inimestele vanu templeid ja püramiide ja siis vabal ajal snorgeldasin ja siis Pirita rannas üles kasvanud poisid olid hästi niisugune elurikkus, korallid, kõik need värvilised kalad ja esimene asi, kui ma mäletan tagasi olin Eestisse, siis olin kohe snorklid, mis ma olin siis sealt Egiptusest endale hankinud. Kohe olin seal meres ja otsisin seda elurikkust, et kus see siis on. Et hästi huvitav muidugi, et jah, Punases meres tegelikult tärkas minu nagu tõsisem huvi Läänemere kohta ja nii mäletan seda, kui ma siis tõesti esimesel korral olin Kessulaiu abajas oma snorkliga otsimas see elurikkus, mida ma olin Punases meres näinud ja ma ei näinud kuskil seda, et siis see pani mind väga huvitama, aga kus siis kõik need tegelikult loomad on, kelle kohta ma olen lugenud raamatutest ja sealt siis edasi on juba selline, võiks öelda, ajalugu. Aga ühelt poolt, eks ole, ongi see, et see Läänemeri ongi tühi, aga teiselt poolt see inimmõju on teda ikkagi ka kõvasti tühjendanud. Et mul endal oli selline võib-olla üks tihe kokkupuude merega oli, kui ma liitusin 8 nädalaks ühe sakslaste uurimislaevaga, mis uuris siis Põhjamerd ja Läänemerd. Ja see oligi siis täiesti selline muust maailmast ära lõigatud laevaelu, mida ma muidu mujal ei ole kogenud. Ja siis me tegime Põhjatraaliga siis sellist kontrollpüüki või sellist rutiinset kalavarude hindamise püüki, aga ka vaatasime siis selliste järelveetavate GoPro kaameratega seda merepõhja elustikku ja millist mereprügi seal merepõhjas leidub, kaardistasime seda. Ja väga huvitav oli see, et suur osa sellest Põhjamerest, mis on ka ikkagi väga tugeva inimmõju all olev ja väga tugevalt ka siis Põhjatraalidega püütav meri, oli põhjast väga tühi, aga sa võisid sattuda piirkondades, mis olid hoopis teistsugused ja mis avasid korraks nagu akna sellesse, et milline see meri võis enne olla. Et peamiselt olidki need siis need alad, kus olid meretuulepargid, sest et seal on siis see traalimine ja selline suurem laevatamine on piiratud. Et sinna siis oli taastunud jälle see sinne liigirikas põhjakooslus, selle asemel, et see Põhjatraal ju muidu tõmbab
kui sa lähed mingit kindlat kala püüdma, aga sa tõmbad tegelikult üles, nagu ma olen öelnud, et läheksid seenemetsa ja tõmbaksid kopaga kogu selle pinnase üles. Et see oligi väga kurb niimoodi vee alla vaadata, et seda maailma niimoodi näha. Hea näide on Läänemere tursk. Praktiliselt liik, mis on kadunud, samal ajal on ju vaadata ajalooliselt siin 80-ndatel siin samas meil üle lahe Viimsi kolhoos tõmbas iga-aastaselt 10 tonne seda välja. Täna on ju kas keegi on turska veel näinud, ma ei tea, Ruhnu all võib-olla veel. Üppris harva, jah. Üppris harva. No, meil on ka pigem on selline kurb vaatepilt, et kui sa seda traali kuskil silmapiiril näed, siis paar tüüpi käivad oma paadiga vastavad sealt mulle räime, mida on eriti nagu kurb vaadata. Aga mul tundub, et see võib olla see asi, et see kuidagi meri muutus ja võib-olla tänu sellele Nõukogude Liidu selle paranoiale sellisele natuke nagu abstraktseks asjaks, mis ei olnud nagu otseselt sinu ala enam üldse. Ja praegu on ka tegelikult näiteks, et Ruhnu saar on ka Ruhnu vald, on ju. Ja siis ma küsin ta, kus siis mere peal meil see piir on, et kas meil nagu kuni Lätini läheb see on Ruhnu või? Ja siis tegelikult seda ei ole, et ei ole nagu mereala ei kuulu nagu sulle. Nii et kui ma astun randa, siis ma olen nagu Eesti Vabariigis, kui ma astun kaldades, ma olen Ruhnu saarel. Et see nagu, ja siis on ka see omandi tunne natuke kaob ära sealt, sest see on nagu mingi müstiline vabariigi ala seal on ja niimoodi. Ja see ka ma olen mõelnud sellele, et mõnevõrra me tahame nagu kaitsta seda merd inimmõjude eest, aga peab vaatama, et need barjäärid lõpuks ei hakkaks lõhkuma seda inimese sidet merega. Et ma olen kuulnud ka inimestelt, et ütleme paarkümmend aastat tagasi, ütleme 80-ndatel, 90-ndatel tehti merelindude uurimisel ka palju rohkem seda, mida me praegu nimetame harrastusteaduseks, et võetigi bussitäite kaupa inimesi kaasa laidudele merelindude mune näiteks üle lugema. Ja kõikidel neil inimestel on sellest nagu tohutu positiivne elamus, et ma tean seda tunnet, kui sa tõesti oledki seal päevade kaupa seal lindude pesitsuskoloonias ja sa saad aru, et ma ei tea, mis elu elavad seal liivatüllid ja kuidas elavad meriskid ja mis häält teeb hõbekajakas, kui ta räägib oma abikaasaga, et kõik need asjad saavad sulle tuttavaks, aga tegelikult sa ei tohiks ju viibida merelindude pesitsuskoloonias, kui sul ei ole Keskkonnaameti luba ja siis, ma ei tea, rahvuspargi luba ja veel loomkatseluba, et kõik need load, mis meil teadlastena on seal olemas. Aga et see on nii suur privileeg ja võimalus, aga väga paljud inimesed tegelikult ei saagi seda, neil ei olegi võimalik seda kunagi kogeda. No see ongi küsimus, et kuidas üldsegi inimesed saada mere äärde. Ma saan aru, see kontakt on väga oluline, et tekiks ka see hoolimine, et kui sa enam ei käi või sul on, ma ei tea, istud ekraani taga ja ei näe seda merd, et aga miks siis peaks hoolima või? Jah, üks suur väljakutse, mille ees me seisame tegelikult, täna just see Läänemere päeva üks ju mõte on ka, et teadvustada inimestele seda Läänemerd ja panna neil mõtlema natukene laiemalt kui see, mida me just nimelt sealt rannast näeme. See mere äärde veel selle inimese saad. Aga sealt edasi just mõtlema, et seda siis mikroorganismidele, fütoplanktonile, zooplanktonile, kes seda kõik on. See on tavainimese jaoks on see kõik natuke liialt palju ja eriti veel, kui sa veel siis, nii nagu ma siin oma selle lühikese monoloogi tegin, et sa kuuled seda, et kõik on halvasti, siis sa automaatselt enam sellele tegelikult ei mõtle. Ja merel on ka üks selline nõrkus võrreldes näiteks metsamaastikuga, et inimesed tihti ei näe seda muresid või neid haavu, mida me siis merele teeme, et see, kui see traal sealt üle käib ja tõmbab kõik sealt välja, just nimelt põhjatraal, et seda inimene ei näe samamoodi nagu näiteks lageraied võib-olla. See haridus on tegelikult väga oluline või üldse selle kommunikeerimine, aga just haridus on hästi oluline ja minu silmis seal ongi kaks nagu, et just noorte puhul, et üks asi on see, mis tuleb kodust ja teine on see, mis tuleb koolidest ja lasteaiast, et kas seal saab midagi ära teha või midagi? Mina olen võib-olla selles mõttes imelik teadlane, et ma kulutan väga palju oma aega sellele, et kommunikeerida seda, mida ma teadusmaailmas või looduses kogen, ka igasugustele muudele põlvkondadele, et ma olen kirjutanud tähekesse rea merelindude pildirea või koomiksisarja merelindude tegemisest ja andnud välja kalakajakatibu elust rääkiva suure koomiksi ja lauamängu koos kolleegidega. Et see võib tunduda mõnele minu kolleegile võib-olla veider asi, millele oma aega kulutada, aga mulle tundub, et võib-olla see on üldse kõige tähtsam asi, mida ma teen ja kui kõik teadlased natukenegi teeksid seda
selle kogemuse ja tunde ja teadmise edasiandmist ka sellele lasteaialapsele, et see oleks väga suure mõjuga, sellepärast et nad on nii vastuvõtlikud ja saavad nii hästi aru, et proovi rääkida seal 50-aastasele või 5-aastasele, et siis 5-aastane võtab selle teadmise vastu ja teda peab pigem tagasi hoidma, et ta ei võtaks iga räpastsodi sealt loodusest kaasa, et kui lähed 5-aastasega loodusse, ta ütleb nii, võtame selle kilekoti ja selle pudeli ja kõik ja sina pead selle pärast, eks ole, sealt välja kandma. Et nad väga hoolivad ja nemad on ju need tuleviku otsustajad. Et sellepärast ma püüan ka alati oma välitöödele kutsuda noori kaasa, neid kooliõpilasi ja vabatahtlikke assistente, et üks inimene haaval seda sidet ehitada. Aga no muidugi elfitalgud on ka üks väga tõhus tööriist. Inimene peab selles kokkupuutes olema, eriti linnastuv inimene, kellel on raske, nii nagu mina pidin seal Pirita rannas käima, aga võib-olla oleks hoopis talgutel saanud kuskile toimetada, et seda me näeme ka kindlasti omade talgutel. Aga teine asi just, et üks on see haridus, et ka mina olen väga palju käinud koolides rääkimas just algkoolides ja mind hämmastab, kui palju seda tegelikult tarkus sealt mulle vastu vaatab. Aga teine veelgi võib-olla olulisem on ikkagi see elu hoidmine seal rannas. Rannakülades, Ruhnu saarel, Kihnu saarel, kõikjal tegelikult rannikutel, et see on ka üks äärmiselt oluline ülesanne, mis meil tegelikult ühiskonnaga ka lasub, et ei tekiks samasugust olukorda nagu Nõukogude ajal, kus siis see meri muutub selliseks nagu näiteks kaugeks ja müüriga kohaks või et siis hoopis elitaarseks, et kui sul purjekat ei ole, siis mere peale sa ei saa, et kindlasti just seda rannakultuuri, rannakalandust hoida ja selle jaoks, et see säiliks, me peame loomulikult hoidma ka ikkagi Läänemerd enne kõik, et ei ole seda rannakalandust, ei ole seda rannakultuuri, kui meil ei ole tegelikult Läänemeres seda suurt elurikkust, mis on selle kunagi tekitanud. Aga kuidas toimetada olukorras, kus kalavarud vähenevad, igasuguseid kvoote seatakse, aga näiteks just väike kalameestel, osadel võib-olla või rannakalameestel sõltubki elatis ikkagi sellest ja see, kes jätab püüdmata, see ju kaotab või selline ühisvara tragöödia, et kuidas seda sellises kalapüügi vallas lahendada, et ei oleks see tunne, et ma peangi selle viimase ankeri välja püüdma, sest see on minu kasum. Aga tead, mille pärast angerat väga ka hea meelega püütakse? Küsimärk selle koha peal. See on kõige kallim kala, mis turul leida saad. See toob selle elatise tegelikult sinna laua peale ja nüüd vastupidiselt näiteks räimele, kellel Liivi lahes läheb ainukesena Läänemeres hästi. Äärmiselt odav. Kalamehele jääb kätte ainult need tõesti vähesed sendid, eurod ja sealt selle elatisse tuleb. Et teisalt me peame ka võib-olla jällegi selle kultuuri natukene nügima, et me oleksime nõus ka võib-olla siis, ma ei taha selle koledast sõnada, tarbijatena, sööjatena, kes me käime võib-olla restoranides, selle mõtte, et võib-olla maksta kallist raha selle eest, et seda Norra lõhet seal süüa, et hindame kodumaist räime, õpime hindama ka võib-olla seda natukene võõrast veel esialgu ümarmudilat, kes meie laua tuleb ja oleme nõus maksma seda kõrgemat hinda kalurile, et ta saaks selle tegelikult raha kätte. Et siin me ikkagi vajame natukene niisugust nagu ka, et ei ole ainult niimoodi, et siin on kalur ja regulatsioonid, vaid tegelikult me oleme kõik ühes osas selles ühiskonnas, et Tuul siin rääkis ökosüsteemist ja kui keeruline see on, tegelikult ühiskond on täpselt samamoodi keeruline ja me peame neid kõiki osasid ikkagi vaatama üheskoos. Ma olen täitsa nõus, minu arust ka see väärtustamine on tegelikult see võti, et on neid räimi lihtsalt sa pead nii palju tonne lõpuks püüdma, et see raha kätte saada, siis kellelgi pole nüüd eriti vaja, siis külmutud ära saada kaugele maale ja vähemalt natukene saad raha, et ennast ära elatada, et samamoodi kui selle asja hind oleks veidi kõrgem, et me koha peal seda väärtustaksime rohkem, sõlmis ütleme räime ilo eest ka mingi 15 eurot maksma, 10 vähemalt alustuseks. Et siis see pole ka päris suur ju abi selleks ja ka võib-olla tõesti ka restoranid võib-olla peaks ära mainima, mis on tõesti kohalik kala ja siis seda rohkem nagu esile tooma. Seda ökoloogilist tarbimist ei saa teistest riikidest importida, vaid meil peab olema oma kohalik retsept selleks, et samamoodi me võime rääkida, et nii, me peame kõik taimi sööma või taimetoitlased olema selleks, et olla keskkonnasõbralikud. Aga näiteks Eestis on hästi oluline, et see rohumaasid hooldaksid lambad ja veised,
kes siis hoiavad seda rohumaade elurikkust, mis on siis Eesti üks kõige suuremaid looduslikke ka väärtusi või eripärasid. Aga kui talunikke ei ole, kes neid lambaid kasvataksid ja kes neid veiseid kasvataksid, kui inimesed ei tarbi nende liha, sest et me ostame selle asemel hoopis seda tofut ja mingit kikerhernest kuskilt kaugelt maalt sisse ja oleme keskkonnasõbralikud, et see on siis ju vale. Ja samamoodi, et kui see ei aita Eesti loodusele kaasa, kui me täiesti loobume kalasöömisest, vaid me peaksime sihtima oma tarbimise siis sellele, et millega me siis toetame seda rannarahvast ja samal ajal ka siis ei tee loodusele kahju või pigem toome kasu. Aga et sihuke hästi selline Eestile kohandatud ökoloogilise toidu mingisugune liin või teadmine või harjumus, restoranide kett lausa või poodide kett, et sellist asja, sa küsisid, et mis need tulevikusuunad võiksid olla, et kuhu minna, et see nagu oleks täiesti asi, mis oleks vaja siin koha peal välja töötada, mida keegi meile nagu ette valmis paketina ei saa anda. Ja et mitte ei pea loodus kohanema, vaid inimene peab kohanema selle asjaga. Ma arvan sama. Jah, muidugi seal on ka see moment, et kui see ökoloogiline kala maksab, ma ei tea, 15 eurot kilo ja mingi teine, ma ei tea, valge müstiline kala maksab 5 eurot kilo, et kuskil kedagi peab ikkagi aitama või riik peab seal vist ka midagi vahele pistma, et oleks üldse võimalik inimestel, kellest paljud elavad ju peast suhu, et loomulikult et jube kerge on kuidagi öelda, et mingi 3 korda kallim, eriti tänases üks majanduslikus olukorras, kus väga paljudel inimestel tegelikult on pigem raske. Aga ise julgen arvata, et see lahendus ikkagi lõpuks on see hooajalisus, kohalikkus ja ka see mõõdukus, et me siin enne rääkisime, kas võib kala süüa, et kas on tervisele kasulik või mitte, siis kui me sööme ikkagi seda mõõdukalt, sööme seda hooajaliselt, siis me tegelikult ei söö ka seda niivõrd palju. Sama lugu on ka lihaga. Et kui me juba piirame seda, et kui palju, kui tihti me sööme liha, millist liha me sööme, siis jah, võib-olla kilohinnana on see kallim, aga tegelikult see toidulaua üldist hinnataset nii väga ei mõjuta. Jällegi loomulikult kerge öelda, raske teha, sest et kui sa lähed tegelikult sinna kaubandusse, kui minna jällegi kaubandusse, siis ega kaubandusketid ju vägagi jälgivad, mismoodi tarbija käitub ja see valik näitab ka seda. Okei. Aga üldiselt, kui vaadata neid asju, mida inimene merest saab, et siis kui mingi olukord meres läheb kehvemaks, siis kipub ka tekkima konflikte, et üks väga hea näide on tõesti kalurid ja kormoranid ja hülged ja lahendus kipub ikkagi olema selline kirvemeetod, et vähendame siis nende hüljeste või kormoranide arvukust, aga kas see on ka siuke ökoloogiliste teadmistega kooskõlas tegevus, on ta mõttekas või kas see lahendab siis meie probleemid? Jah, siukesed väga huvitavad ka sotsioloogilised konfliktid, mida jälgida ja sa ei peagi, eks ole, seisukohta võtma teadlasena, et mina saan väga hästi aru nende ornitoloogide argumentidest selle kohta, et kormoran on meil kohalik liik ja ta on siia ise tulnud ja järelikult ei ole meie asi teda siin hakata nüüd seda kooslust niimoodi inseneritehniliselt nii lugema, et meil oleks nii mitu hüljest ja nii mitu kormorani ja nii mitu kala, et me võimegi seda reguleerima jääda ja teoreetiliselt ökosüsteem mingisuguse aja jooksul peaks ju ise suutma mingi tasakaalu leida. Aga teiselt poolt ma saan väga hästi aru ka kalateadlastest, kes ütlevad, et nii, et see tasakaal saabub siis, kui kormoran jõuab kandevõimeni ja kandevõimeni jõuab ta sel hetkel, kui kalapopulatsioonid kukuvad. Et need kõik on minu jaoks täiesti arusaadavad ja veenvad argumendid ja ma arvan, et kõige olulisem sellistes konfliktides ongi aru saada, et see ühine väärtuste tase on see, kus kõik on tegelikult mures selles Läänemere elustiku seisundi pärast. Et tuleb, kui kõik saavad aru, et meil on üks eesmärk ja siis võib-olla on võimalik neid, ka tegelikult ju kalameestel on see sama eesmärk, et meil ikkagi oleks seda kala seal Läänemeres, et kui me jõuame selle ühise väärtuse tasemeni, et siis saab äkki hakata ehitama ja tööle, aga kuidas, see on minu enda jaoks ka väga suur küsimus ja ma arvan, et seal tegelikult loodusteadlastel ei olegi nii palju võimalik aidata, kui võib-olla siis sotsiaalteadustel või siis ka tõesti mingisugustel jah, ikkagi äärmiselt olulisel
selle jaoks, et see olukord seda paraneks, on see keskkonnaseisundi taastamine. Me peame suutma taastada see Läänemere hea keskkonnaseisund, et siin me alustasime ka sellest, et üheks suurimaks probleemiks on ikka see toitainete rohkus, mis tegelikult muudab kogu seda ökosüsteemi. Täpselt samamoodi püügivahendid, mis on äärmiselt keskkonna kahjustavad, see põhjatraal, mida siis veel senimaani kasutatakse enne kõike just seal Taani väinades ja ka Põhjameres, et need on asjad, millega me peame tegelikult väga otseselt tegelema. Sest et lihtsalt see, et kui me püüame kuidagi reguleerida vägagi nagu tehniliselt, et siis me kaugele ei jõua, kui see keskkond endiselt on vägagi kehvas seisus. Ja selle jaoks on välja töötatud vägagi selged kavad, vägagi selged meetmed ja me näeme tegelikult, et kui need meetmed kasutusele võtta, et siis sellel on ka väga selge mõju, et näiteks see samal siis punktreostuses pärinevad näiteks mingid heitmed, on siis see plastriostus või ravimid või sünteetilised väiksed mikroplasti tükikesed. Me oleme saanud selle Läänemerest väga tegelikult hästi kontrolli alla läbi siis erinevate siis puhastusjaamade. Eestis on see tõesti nagu väga heas olukorras. Täpselt samamoodi hea näide on see, kui me oleme parandanud rändekalade olukorda, võttes siis maha kasutusele seisvaid paise, et need rändeteed avanevad ja näiteks lõhe, mis veel 100 aastat tagasi vaata, et oli siin Läänemeres samamoodi nagu turski täna on väljasuremise ääre peal, on vägagi jõudsalt taastumas tänu sellele, et me oleme selle keskkonnaseisundit parandanud. Täpselt samamoodi me näeme, kui me oleme suutnud seda ka hajareostust, siis toitaine, mis pärinevad põldudelt, ka seda hakata piirama, siis juba küllaltki kiiresti tegelikult see keskkonnaseisund või hakkab paranema, mis tähendab seda, et ka nendel liikidel, keda täna võib-olla on seal vähem, neil on seal parem elada, nende tulevased põlved on tugevamad, nad kasvavad ka suuremaks, aga see kõik peab käima nende käsi käes erinevate meetmetega, et me peame natuke piirama ka võib-olla siis seda, kui palju me kala püüame või kui palju neid võrke siis merre jõuab. Me peame ka mõtlema, kas ja kuidas on ju ohjata kormorane, kuidas ohjata võib-olla hallülge populatsiooni, kellel täna veel ei lähe niivõrd hästi, et ta peaks küll ohjama hakkama, aga me näeme, et tal läheb aina nagu jõudsamalt ja paremalt, kas me mingi hetk peame ka sellega tegelema. Me peame nagu tegelikult, nii nagu ökosüsteem on keerukas, ka neid lahendused peavad olema tegelikult mitmetahulised, aga need lahendused on olemas ja me peame seda soovima teha, võtma kätte siis tegelikult selle, meil on Läänemere tegevuskava, võtma selle kätte, hakkama siis seda tegema, aga tihti siis just nende keerukuste tõttu siis otsustajad pigem natuke kardavad või pelgavad neid otsuseid teha, eriti veel just seetõttu, et tihti need tulemused on näha ikkagi aastakümnete tagant, et siin olen osade loodusteadlastega rääkinud sel teemal, näiteks just eutrofeerumise koha pealt, et mis siis, kui näiteks Läänemere piirkondades lõpetaksime igasuguse põllumajanduse. Täiesti teoreetiline küsimus. Ja enam toitained Läänemere jõuavad, kaua aega võtab? Hinnanguliselt 30-40 aastat, kuni see taastub, sest tegelikult nendesse põhjasetetesse on juba niivõrd palju neid toitained, nagu pärand toitained nii-öelda säilinud, et ka see veel omakorda nagu tegelikult mõjutab päris pikka aega. Aga kui me teeme selle täna, need otsused, ma ei öelnud, et lõpetame põllumajanduse, või kui me teeme ikkagi need otsused, et hakkame ikkagi selgelt need samme astuma, et Läänemere tegevuskava ellu viia, siis meie lapsed juba kasvavad hoopis teistsuguse Läänemere ajas. Ja tegelikult need lahendused nagu ei ole keerulised, kui me jõuame sellest diskussioonist kaugemale, et kas hüljes, kormoran või inimene, vaid me jõuame selleni, et tegelikult see probleem algab sellest põllust, millel on liiga palju väetist ja see väetis jõuab liiga kiiresti sinna jõgedesse. Jõgede ääres ei ole piisavalt puhvertsoone. Seda saab väga hästi igaüks järgi kontrollida, et on selline Tartu Ülikooli geograafide tehtud lehekülg nagu geokuup, kus on võimalik ühele kaardikihile panna, et kui laiad võiksid olla puhvertsoonid jõgede ojade ääres ja kui laiad nad reaalselt on, et selle satelliidikaardi pealt on näha, et enamikus kohtades neid puhvertsoone seal nende põldude ja vooluveekogude vahel peaaegu ei olegi. Lisaks, mida ka on minu töörühma doktorant Jürgen Karvak näidanud, et tegelikult peaaegu pooled Eesti vooluveekogud on
kaevatud sirgeks, sängid on õgvendatud, et seda vett kiiremini maastikust ära juhtida, et kuivendada maastikku. Kui jõgi on sirge, voolab see kõik sinna jõudnud toitaineid väga kiiresti ilma igasuguste vahel toimuvate puhver- või puhastusmehhanismideta sinna merre, kus kohas tekibki see liigtoitelisus ja need surnud tsoonid, et kus kohas siis need kalad enam ei saa näiteks kudeda. Et kõik see probleem hakkab nagu väga kaugelt sisemaalt ja need vaidlused kuidagi võib-olla selleni mere teemal ei pruugigi jõuda, et aga äkki me peaksime hoopis midagi teistmoodi tegema selles, et kuidas me jõgede servades looduslikke puhveralasid jätame. Et see ongi nagu siuke suure pildi vaatamine, et iga asi, mis sa kuskil torgid, tegelikult võib avalduda hoopis teises kohas. Mina usun ka pigem suurde pilti, et ma kujutan ette, et me perega peaksime iga kevad minema nüüd, ma ei tea, õlitama kormorane või ülgeid maha laskma või neid õlitama või mida iganes tegema. Et pigem võib-olla muudaks siis ennast ja oma tarbimise kõike suhtumisi ja maailma veidi vaateid ka. Ja siis vaatas nagu, et kuidas see asi toimib siis. Ma loen hetkel Anders Homstedti raamatut, ta on muidu merefüüsik, aga nüüd on selle teema sees palju olnud, siis ta on hakanud ka natuke filosofeerima sel teemal. Ja temal on ka sellised nagu sümbolid ta on välja toonud, et sellest, kuidas keskkonnaprobleemid ja mereprobleemid ühelt poolt nad ei ole mitte probleemid iseeneses, vaid nad näitavad mingit puudujääki meie vaimses olus, et meil on midagi puudu ja siis me püüame järjest midagi teha või seda kompenseerida ja siis lõhume end ümbritsevad, et see on nagu üks asi ja siis teine ongi selline vetika metsapilt, et see on selline tsivilisatsioon, kus on hästi palju elurikkust, aga samas ta teeb head ka enda ümbritsevale ookeanile või merele ja kui vaadata nüüd inimesi, siis seda ma nagu ei spekuleeri, et kuidas me siin üksteist kohtleme, aga oma keskkonda me hetkel ei hoia, et see ei saa ju väga jätkusuutlik olla vist. Nojah, midagi valutab, sa võtad valu õigistit, on ju, mitte elukombeid muutma. Aga jah, kas siis looduse heaolu on ka vaimse tervisega seotud, et? Ja, see on nagu huvitav, et loodusteadlasena sa tegelikult ei lähe väga palju sinna mütoloogia maailma, aga lõpuks, kui sa ei ole meil nii palju teadlasi ega teadmisi, et me suudaksime nagu viimase molekuli või mõjuni lahti seletada, et kuidas ikkagi miks pärast me ikkagi ei tohi nende jõgede servadeni neid põldusid lasta või neid toitaineid sinna lasta, et kuidas ikkagi jõuab nüüd konkreetselt sellelt põllult see lämmastiku aatom kuskile sinna kala varjunemist mõjutama, et siis tegelikult hästi palju lihtsam on kuidagi ongi, kui see respekt selle looduse hea seisundi ja terviklikkuse vastu ja võib-olla paremat sõna ei leiagi, kui siis püha, et jõed võiksid meile olla pühad ja metsad võiksid meile olla pühad, et niimoodi nagu me näeme, et tegelikult meie esivanematele olid, et jõed olidki väga pühad kohad, et nende ääres olid tihtipeale igasugused kokkutulemise kohad ja jumalate, meie esivanemate jumalate nimesid kandsid need jõed, et selle kaudu kuidagi inimesed lihtsalt ei pidanudki seda asja lõpuni teaduslikult lahti seletama, vaid lihtsalt oli see teadmine, et selles kohas me selliseid asju ei tee. Et ma ei tea, võib-olla see on ka, et lõpuks nagu mida vanemaks lähed, et seda rohkem lõpuks hakkadki siis sinna mingisuguse tänulikkuse ja religiooni poole minema, aga kui see on tee, mille kaudu inimestel see side selle loodusega taastada, et siis ei tohi seda teadlasena ka kuidagi naeruvääristada või pisendada, et see tegelikult on võib-olla palju tõhusam töö, kui siis nende teadusartiklite kaudu proovida nagu laiale avalikkusele selgeks teha, et see asi on probleem. See on mõttekoht, et esivanemad elasid niimoodi aastasadu, isegi tuhandeid on siin kandis juba olnud inimesed ja see maastik nii väga ei muutunud ja nüüd meie suurte teadmistega siis 200 aasta jooksul oleme ikka päris palju teinud siin. Jah, et kõik need tegelikult, et meie esivanematel on olnud kõikidele puudele ja taimedele, lindudele nimed ju olemas, et kui palju erinevaid linnuliike nad suutsid eristada ja kui palju linnuliike suudab, eks ole, praegu, ma ei tea, inimene Tartust või Tallinnast, ta ütleb sulle võib-olla 10 linnuliiki, mis ta algklassides ära õppis, aga meil on olnud see kontakt väga-väga palju
tihedam ja suurem ja kus see tuli, mis see vajadus oli ja mis see nagu vastu andis inimesele, et tõesti sealt jõuab sinna samma vaimse tervise teemadele, et me oleme ise ennast millestki ilma jätnud ja nüüd on nagu kurb ja halb. Noh, eks seda nii-öelda muistjat eestlast ei tasu ka üle romantiseerida ka, et eks niimoodi täpselt samamoodi sealt looduses ikkagi toimetasid, jahtisid, küttisid ja ka neid põlde rajasid ja loodus muutsid oma käe järgi, aga loomulikult see oli palju väiksemas mastaabis, kui meil täna on seda ja tehti ikkagi seda sellise aukstusega, et saadi aru, et see loodus, need ressursid, mida nad seal ka võtavad, peavad ka jätkuma järgmistele põlvedele. Kas nad nüüd täpselt niimoodi mõtlesid, et ma loomulikult julge väita, aga see austus kindlasti selle looduse vastu oli hoopis teistsugune, aukartus, võib-olla kasutaks seda sõna, vastupidised võib-olla siis selle tänasel päeval, kus me tihti näeme nii looduses kui ka loodusressurssides enne kõik just nimelt seda ressurssi, mida me saame nagu rahaks kuidagi moodi teha. Ja sa siin mainisid seda sinimajandust terminit, et ma ise natukene niimoodi ei taha öelda, päris põlastan, aga et järjekordne selline termin või järjekordne selline viis, millega siis püütakse jälle nagu kuidagi veel rohkem neid ressursse sealt siis meres kätte saada ja tihti see, nagu see sinimajandus, kui siis ka nagu kasutatakse poliitringkondades, siis kasutatakse selles võtmes, et nii, kala meil otsas, mis on siis see järgmine viis, kuidas me saaksime sealt meres siis mingit seda elatist endale rannaelanikele pakkuda, mis viisid, et me saaksime veel seda olemasolevat ressursse siis kasutada. Ja ma arvan, see on nagu vale viis, kuidas sellest merest või üldse nagu loodusest mõelda, see mõelda ka seda, et kuidas me saaksime jällegi ühes koos siin olla. Mitte aga, et kuidas siis me saaksime sealt siis mingi raha võtta, et ikkagi see mere ääres elamine on ühes koos selle merega koos elamine ja on selleks siis vetike kasvatamine, kalal käimine, mis iganes siis see elatusallikas on, kui me nagu koos see merega elame, siis me hakkame ka, ma arvan, seda austama hoopis teistmoodi kui, et see mütoloogia, ma arvan, on jah, tõesti väga olulisel kohal. Et meie nagu ülesanne, me oleme siin üsna lühikest aega tegelikult, aga me peaks hoidma seda, mis meil on, et me saaks edasi anda selle järgmistele inimestele. Aga Mihkel, räägi natukene oma ettevõtmisest, ma siis ei ütle seda sõna. Ma ei kasuta ka seda teist sõna, et need asjad, mida me kasvist saame. Mul ei ole seda nagu teemat sellega, sest et ma ei ole jah, et kui mingil hetkel vaatad, et tõesti, et sa nagu neid hülgeri taha nottida, süüa sealt poest külmutatud mingit Minotauri nimelist kala enam vähem osta ja siis on nagu eriti veel variante enam lõpuks ei ole, et millega tegeleda, siis see lihtsalt tundus nagu osa sellest ise majandava saare nagu projektist ja sellest, see majandus sinna meil alati on nagu seal teemas. Aga me ise jah loodame, et meie see projekt on ka natuke nagu maailmaparandus üritus, olles suur ulmekirjanduse fänn ja Asimovi Asumi suur lugeja ja sellised tüübid, kes on palju inspireerinud, siis tundus, et ka tegelikult Ruhnu saar saaks olla võib-olla hea nagu testlava või nagu laboratoorium või midagi, kus me saamegi nagu näidata, et mismoodi oleks üks võimalus, et või vähemalt avastada neid suundasid, et kuidas siis selle eutrofeerumise ja teemade vastu natuke mitte nende vastu tegelikult võidelda, vaid nendega koos eksisteerida ja siis selle nagu seljas nii-öelda ratsutades on, et kui sul ei ole maad, siis merd on palju, väetisi sa ei taha kuskil enam loopida ja sul ka neid ei ole kuskilt võtta lõpuks ja siis tahad taime rohkem võib-olla liikuda ka taimetoituse poole, siis sealt tekkis meil see vetika visioon. Lisaks selle tegelikult mul oli lihtsalt hea kokkusattumus, et ma arhitektina projekteerisin ühele tüübile see merebioloog Jonne Kotta, kellel ma maja projekteerisin ja siis kui ma seda tegin, küsisin, et ma uurin inimesed igast asjast, et ta on merebioloog ja ma mäletan sel hetkel ma oli juba
kihvt, ma ise romantiseerisin seda nii üle, et ujud seal delfiinidega juba kihvt. Ja siis ta ütles, et ei, et ma uurin karpe ja vetikaid, ma ütlesin, shit, et sa küll ei vedanud, et sa olid selle kõik halvema otsa vist sellest, mis alles nagu teistest. Ja siis ta seletas natuke ja tundus päris põnev, et ja siis me olemegi temaga päris palju ka koostööd teinud ja siin ka teiste teadlastega ja ise mõtleme, et sellega nagu jah, võib-olla sinimajandus, aga ütleme merega majandame ennast niikuinii on ju ja siis pigem see sinimajandus on lihtsalt, et inimestel on parem aru saada. Kui see sinimajandus alla läheb isegi ju laevatamine ja kõik jutud ja kõik need ventilaatorid, mis merre pannakse ja kõik jutud, mis veel välja mõeldakse sealt merest. Nii et alati ei ole võib-olla kõige jah. Nii. Ma olen 2 käega pool vetika kasvatamise juures, et see on Läänemerel juba väga oluline, sellega võtame seda toitainet, võtame seal vähemaks ja Ruhnu on selles mõttes kindlasti vägagi ainulaadne koht jällegi Eestis, et seal seda soolsustad natukene rohkem kui mujal, tänu sellele vist see vetikas kasvab paremini ja päikest on ka rohkem jah. Et see on hästi oluline, millest me näiteks oleme ka rääkinud siin Eestimaa Looduse Fondis, et hästi palju siin tulevikus planeeritakse kalakasvatusi meil avamerele, et iga kalakasvatuse kõrval võiks olla üks vetikakasvatus ja karbikasvatused, mis aitavad seda filtreerida neid toitained, mis siis teile kasvatusest tulevad. Nii et. Ma olen korra mõelnud selle karbi teema peale ka, aga kui see vetikad on nii ürsed, iidsed nagu olendid juba meres on ju, siis karbid, mul tunduvad keerulised organismid, et nad samamoodi, mina tea, mida nad selle omandavad, see võib-olla stressi peale või midagi pahandavad või on, et nad on juba liiga nagu, mulle tunduvad mitte mõtlevad organismid võib-olla, aga vähemalt suhtlevad küll omavahel. Et siis ma ei suuda nendest nii hästi veel aru saada, nii et seepärast ma ei ole sinna teel läinud. Võib-olla ei ole lihtsalt mul koduloomi, ega ma ei ole kedagi aheldanud kuhugile ega hoidnud. Aga vetika kasvatamine ja vetika söömine Eestis on ka ju vägagi uudne, et räägi, kuidas siis on eestlane vastu võtnud selle vetika, sest ümarmudilas me rääkisime seda, just eestlane ei taha vastu võtta, aga... Meil ümarmudil, aga meil läheb päris hästi, et jumalast hea meelega sööme, aga vetikatega on tõesti nii, et see nõuab natuke harjumist, et kui see Aasias on ju inimeste toidusedelist või menüüst ostanud päris suur osa vetikatest. Ma arvan, et siin enamus on sattunud mingid sushisid sööma, kus ümber on ja siis on ju vetikas või söönud kas või neid neonrohelisi naljakaid salateid kuskilt kaubanduskettidest, mis on see kaame on ju, siis nagu natuke on see juba usta avanud. Pealegi praegu kulinaarias või kokanduses on nagu Aasias fusion asi päris ka populaarne, mis nagu aitab natuke seda vetikat tuua jälle ka Eesti nagu toidulaudadele. Ja hetkel meil ongi päris palju just pigem natuke rohkem eksperimenteerivad ja taustaga restoranid, kes näist palju huvitatud meil nendest vetikatest. Nii et ma nimetame, aga mõnes kohas siin juba Tallinnas saab neid proovida, kui lähed restorani. Ja lisaks muidugi selleks, et kui me neid tooteid asju välja mõtlisime, et mida siis näidata, mida vetikatest saab, siis tõesti inimesed ei teadnud, siis ühe päris kihvti asjana tegime džinni, mis on lihtsalt hästi lõbus asi, mida testida. Ma võin soovitada kõigile. Aga ma seda ei taha ka pikalt reklaamida. Alkoholireklaami ei tee. Aga me peamegi vaikselt otsad kokku tõmbama, et meil on siin hästi palju põnevaid teemasid läbi käinud ja mõtlesimegi, et annaks ka väikse võimaluse, et äkki keegi publikust tahab midagi küsida. Vastata. Jah, kui tuleb küsimus, jah. Et kas keegi tahab? Küsimus oli siis ja furcellaaria kasutamist punavetikas siis. No üks kasutus on seal laua, see on agarik, vabandust, jah. Ei, see on furcellaarist, jah. Ja. Ei, ma arvan, see on Eesti. See on Eesti oma, jah. Ja, küll, ma arvan, et jah, muidugi, see on sama liik, jah. Jah. Ei, me sellest laiemalt ei rääkinud, jah. Seda küll mitte, jah. Seda on jah ju mingi, ma ei tea, 30 aastat või rohkem juba tõesti
nii Hiiumaal kui Saaremaal tegeletud nende vetikate niimoodi küll nii traalimise kui rannast korjamisega ja päris edukalt kihvtid tooted on välja arendatud ja pidevalt otsivad edasi, et mis sellest teha. Minu arust see on nagu küll Eestis nagu tore asi, millega tegeletakse. Väetisena väga hea soovida. Jaa. No sellel hetkel, kui ta näiteks maltsa seemet veel ei ole ja ta just randa tulnud. See on ka jälle see lahendus sellele väetise probleemile, et meil väetatakse intensiivpõlde, siis see läheb merre, siis see hakkab seal vohama. Et selle asemel võiks ju merest juba selle väetise võtta ja panna otse põllule. Et... Nagu aastaid nii Saaremaal kui ka Rootsis. Sest sealt oma kohalikke ähitasin ja siis kui hakkasin kuuksemist uurimas, see oligi väga nende komme olnud ja rand oli täitsa nagu ära triibutatud vanasti ja lausa nagu riida oli, sest asustus oli ka tihe olnud see Lõuna-Rootsis liivarandades ja lausa et head riidu on mindud selle sama laad ja pärast. Sest liivastel põldudelt oli no. üldse said tegi kasvatada. No me loodame, et me enam vetikat ülideni ei jõua, et saame sõbralikult. Ja siis järsku te teate rohkem, aga ma olen nüüd üles korjanud selle Saaremaa, selle sama Futselaria käsitleja käest mingi 8 aastat tagasi või nii. Et nõukogude ajal oli väga hea turg ja siis talu inimesed rehitsesid ja kuivatasid nagu heina seal kaldal puhketena Põhja-Saaremaal. Ja siis öeldi, et kuhu ta läks Venemaale pastilaa ja sefiiri ja sellised tööstustesse. Siis meil oli palju neid pastilaa-laadseid šokolaadikomme tollel ajal. Et kunagi kasutati siis kommides. Jah, et rohkem. Kui te räägid, siis ma mainisin midagi. Aitäh. Ja, et Futselaarial on ka palju kasutusvõimalusi ja kindlasti on jällegi kodumaine asi, mida merest kasutada. Nii, meil on veel üks küsimus. Teadlased, kui kallised saame aru, mis on ka need kaitse edasi. Aga viimasel ajal on siuke problemaatiline trend kerkinud, et julgeoleku probleemid. Sõjaoht, et kogu raha suunatakse julgeolekusse, mis tähendab seda, et looduskeskkonna jääb aina vähem. Mida teha selles, kuidas need kaks asja kaalule panna, nii et nad klappiks oma vahel? Ma kordan küsimuse üle, et meil on siis viimasel ajal tekkinud olukord, kus ikkagi hakatakse probleeme prioriteedi järgi nii-öelda ritta seadma ja loodus kipub jääma sinna viimasele kohale ja rahad lähevad siis majandusse julgeolekusse. Et kuidas sellises olukorras merd kaitsta või siis mina laiendaks seda küsimust, et okei, et kui ei kaitse, mis siis juhtub? Meri on ju ikka lainetab ja mis hullem stsenaarium siis on? Ma arvan, et üks on ühiskondlik mõistmine, et Läänemere kaitsmine, looduse kaitsmine ei ole ainult loodushoidjate töö, nende keskkonnateadlaste töö, vaid tegelikult see on nagu ühiskonnas meie kõigi üks ülesanne, et hoida seda, mis meie ümber on. Ühelt poolt seda saab teha sellega, et me muudame võib-olla oma käitumist, oma tarbimist, mida me sööme, millal me sööme, aga ka toetades neid organisatsioone, kes sellega tegelevad. No väga palju siin, mida siin praegused need poliitikasuunad ka eeldavad ja ootavad, aga tegelikult mida ka meie ootame on see, et ka erasektor aina rohkem toetaks siis looduskaitset ja hoidu. Aga ennekõike see muutus peab ühiskonnas toimuma ja sealt läbi jõuab see tegelikult ka siis sinna erasektorisse, jõuab ka tegelikult uuesti poliitikute pähe ja üks hetk saab see sõjaoht saab läbi ja me usun, et saame tagasi tegeleda sellega võib-olla, mis on oluline ka selle jaoks, et üleüldiselt tulevikus oleks meil hea siin olla. Mul on siin konkreetne täiendus, et üks mu kolleeg oli siin Kliimaministeeriumi nõunik ja tema rääkis sellest, kuidas nemad käisid Ukrainas kohalike ametnike toetamise, nõustamise, nende looduskaitsesüsteemi aitamas üles ehitada, sest ukrainlased on aru saanud, et nad peavad praegu tegelema oma kodanikuühiskonna, oma looduskaitse, oma haridusega. See ei ole midagi, mida sa saaksid ripakile jätta sel ajal, kui sul on sõda, sellepärast et muidu saab see sõda läbi ja sul ei olegi enam
midagi, mille eest sa võitlesid, seda ei ole alles. Et kui ukrainlased praegu tegelevad looduskaitsega, siis meil ei ole vabandust, et meil on prioriteet mujal. Ja noh, siin käiski nüüd läbi see, et on viimasel ajal hakatud juba rääkima ja on tulnud ka Kliimaministeeriumis projekt, et soode taastamine julgeoleku eesmärgil ja mõte ongi siis selles, et loodus terviklikud ökosüsteemid on ka meie julgeoleku garantii tegelikult ja see teadmine on hakanud nüüd aina enam levima. Ja no huvitav on ju see, et suur osa taastumisest on see, et sa mitte ei tee midagi aktiivselt, vaid sa jätad midagi tegemata, et sa ei võta sealt jõe äärest seda metsa kuni jõe piirini maha või et sa ei tõmba seda kala nii palju välja, et see otsene mõju majandusele sellele, et sa jätad natuke asju tegemata, ei pruugigi alati nii suur olla. Ja paljudel juhtudel me ka sebime üle kas või muru niitmise näide, et milleks niita seda, ma ei tea, iga nädal suvel, kui võiks kokku hoida ja mitte niita ja ta saab tegelikult hakkama. Eriti põuaga veel. Nii. Tuul ütles, et Ukrainas just praegu looduskaitsega hakatakse tervikast või usimalt või maininud milleks, miks just praegu selle ajal? Et kõik need raamistikud ja vastavus siis Euroopa Liidu seadustega oleks olemas, et nende looduskaitsereeglid oleksid sarnased ja väärtused sellele, kuidas tehakse Euroopa Liidus, see on nende jaoks ka selles mõttes julgeoleku küsimus, et nad saaksid lähemale astuda siis ka nendele ühendustele, millega nad tahavad liituda. Et see oli see sõnum, mis minuni jõudis, et nad ikkagi praeguses olukorras samuti ikkagi tegelevad oma looduskaitse arendamisega aktiivselt. Ja mina pean bussile hakkama minema. See on okei, et me võime, kui on veel küsimusi ja meid välja ei visata, et siis me võime veel neid võtta, aga Tuul lihtsalt peab lahkuma, tal läheb buss. Aga ütleme ka meie virtuaalvaatajatele nägemist ja tulge kindlasti ka meie järgmisele vestlusõhtule, see kuupäev on 25. september Ajaloomuuseumis, et siis räägime majandusest, millest me täna väga ei jõudnud rääkida, aga kohtume. Aitäh. Aitäh.